Tere! Ja täna ma siis tutvustan teile täiesti geniaalseid, innovaatilisi, aga täiesti puhtast loodusest, puhastest koostisosadest toodet, täiesti Eesti oma toode, täiesti Eesti oma leiutis, Freshme hambapesutapletid. Jah, just nimelt hambapesutapletid. See on minu meelest imeline leiuti seesotsas sellepärast, et nagu te teate, siis fluoriid, mis on tavapärastes hambapastades, võib lubjastada, kui seda nagu regulaarselt tihedasti kasutada, lubjastab meie käbinääret, meie tegelikult intuitsioonikeskust. Muudab meie intuitsiooni, meie sisetunde, meie sisevaatluse, meie visiooni häguseks, kui seda muidugi tihedasti teha. Ja sellepärast mulle meeldibki just see toode, sest see on enamasti fluoriidivaba. Ainult üks toode on fluoriidiga ja see on spearmint, rohepiparmünt. See on ainukesena nende toodetest siis fluoriidiga. Ülejäänud kõik on fluoriidivaba, alkoholivaba, sisaldavad postbiootikume suutervise toetuseks. Nad on looduslikud, praktilised ja väga reisisõbralikud. Just, et nende tooted on väga looduskesksed. Inimest toetavad, aga ka, kuidas öelda, looduskeskkonda toetavad. Sest vaata, esiteks nende pakend on siis selline taasringlev, eks ju, paber selline, kõva paber minu meelest, ja kunagi oli neil klaasist, mis on ka väga loodussõbralik taasringluseks keskkonna mõttes, aga paber on võib-olla veelgi kergem ja kompaktsem, kuidas hoiustada või selles mõttes. Ja kui sa nüüd vaatad hambapasta tuube, mis nende tavalised on, siis esiteks seal on igasugused asjad sees, mis võib-olla ei ole meie tervisele, kui regulaarselt kasutada, liiga head. Sellepärast mulle meeldivad nad ka. Aga kui sa vaatad hambapasta tuube, siis me kasutame seda, mugavam pigistame, aga kui on lõpu korral, siis päris palju hambapastat jääb sinna sisse ja tegelikult plastik on siis raskem ümber töödelda või ta ei ole nii looduskeskne toode kui näiteks klaas ja paber. Aga sellel on ka nii, et seda viimast sealt välja võtta, tavaliselt inimesed viskavad poolenisti ära. Aga hambapesutaplettidega on nii, et kõik on kompaktselt koos, midagi ei lähe kaduma, ja kõik on looduslik ja hästi lihtsasti kättesaadav, eks teradena nagu tiktakid umbes. Toongi sulle ühe näite siin on näiteks Freshme Cool Mint, neil sellel suvel tuli uus toode, suupuhastus või suuvee tabletid loputuseks. Et need ei ole siis pesemiseks, need on pigem loputuseks, suuvee hügieeni loputuseks. Ma näitan, need on nagu tiktaki suurused. Tiktaki suurused. Ja need ongi nii, et kuidas siis seda kasutada. Suuloputustablette saab siis kasutada niimoodi, et sa võtad ühe tableti, krõmpsad läbi ja tegelikult sa ei vaja isegi lisavett, su enda süljenäärmed muudavad selle parajalt selliseks vedelaks, aktiveeruvad, nii-öelda su süljenäärmed aktiveeruvad ja siis sa lased sellel olla, mingi 30 sekundit loputad või loksutad või puhastad, vaatad kõik jälle see suus kandub ja siis sülitad nagu tavaliselt välja. Kui sa midagi alla neelad, siis pole ka lugu, lihtsalt need ei ole regulaarseks alla neelamiseks, need on ikkagi kasutamiseks nagu välispidiselt. Aga midagi ei juhtu, kuna nad on nii looduslikud ja puhtad, igasuguse jama vabad, midagi ei juhtu, kui sul kogemata neelad alla siin-seal. Ja nad saatsid mulle siis stardipaketi niimoodi ja uute maitsetega, sest tegelikult mina olin üks nende kõige algsemaid kliente. Nimelt nemad olid siis
õpilasfirmana lõid siis sellise firma Münt, kus nad hakkasid klaaspurgis neid müüma ja ainult tegelikult ja kasvama. Kusjuures see on arstide poolt tunnustatud, see on testitud spetsialistide poolt ja sellepärast on see ka müügis nii laialt. Aga nad alustasid tegelikult piparmündist, ainult piparmündi maitseliselt, ehk siis münt. Ja juba sellest ajast, mina olin üks nende püsikliente, juba sellest ajast ma tean neid, sest ma kohe mõistan ja usaldan nende filosoofiat. Esiteks selle fluoriidi tõttu, kuna minu töö nõuab igapäevaelu ja töö nõuab sellist ikkagi intuitsiooniga, sisetundega tööd, siis ma loomulikult tahan iseendal ja oma lastele seda, et meie intuitsioon või käbinääre oleks puhas, töötaks hästi. Et just nimelt see fluoriid siis lubjastab seda, fluoriid lubjastab käbinääret, meie intuitsioonikeskust, aga seda ei ole nendes toodetes. Välja arvatud üks toode, kus on lisaks see pandud, aga ülejäänud kõik tooted on selle vabad. Ja see oli juba, mis mind tegelikult kõnetas. Nüüd aga on nendel tekkinud nii palju erinevaid maitseid ja nad on muutnud oma pakendit ja brändi nime Freshme. Ma alguses mõtlesin, kas oli Freshme või Freshme, vaatasin nende Facebooki lehelt, oli Freshme. Ja viimased 2 aastat ongi nad siis olnud Freshme selles. Ja kui sa vaatad, neil on sellised tugevast paberkotikestest, mis on minikripi näol suletavad, erinevad maitsed. Kohe ma räägin ka nendest maitsetest. Nad saatsid mulle osad maitsed ka väikestes pakkides. Olen neid kõike nüüd juba ka proovinud, sest varasemalt ma olen proovinud nende piparmündi oma. Ja neid on nii palju uusi tooteid tulnud. Ja nad on kõik 100% naturaalsed, looduskesksed ja Eesti oma loodud ja toode. Eesti oma inimeste poolt, mis on tegelikult väga äge. Sellepärast, et see on innovatiivne, see on ka reisisõbralik. Seda suuvett ka, et see on hea ka peale sööki võtta. Näiteks võtad ühe tableti, sul ei ole vaja mingit pudelit, mingit vett, sa saad seda väga niimoodi märkamatult teha vahepeal, peale söömist või oled kuskil või soovid lihtsalt suuvärskendust töö vaheaegadel. Väga, väga äge. Et see nagu asendab seda suuvett siis vaata see, mis pudelis tavaliselt on. Ja üks asi, kui sa arvad, et need on taime baasil, et need on nõrgad, et need ei puhasta ju midagi. Tahan sulle seda öelda, et luba ennast üllatada, proovi, sest esiteks nad on väga intensiivse toimega, aga naturaalsed ja loomulikud, pluss nende lõhn ja maitse on niivõrd intensiivsed, need on hommiku äratajad, samamoodi nagu hommiku kohvi, tõepoolest. Et ei ole sugugi nad pehmed, taime baasil tooted ei ole sugugi pehmed, vastupidi, nendes on väga suur vägi. See on, mis mina olen aastaid avastanud ja sellepärast ma olen ka sellele truuks jäänud, sest ka mina tahan, et kui ma midagi puhastan või midagi tervendan, ma tahaksin, et see oleks piisavalt tugeva toimeline ja taimed on minu jaoks kõige tugevama toimelised üldse. Jah, nendes on siis eeterlik õli ka, jah, eeterlik õli on neis ka ja see on siis see maitse see. Varsti räägin nendest maitsetest ka, kuid seda tuubi on ju nii raske pigistada seda viimast siin, aga Freshmega sul ei ole kunagi sellist muret, et pool jääb kuhugi tuubi kinni, mis on juba ajast ja arust tegelikult sellepärast, et see ei ole ka väga loodussõbralik plastiktuubides. Mitmes mõttes. Plastik ise, selle taas ringlus, aga ka, et pool sisu jääb veel sinna sisse ju alles teatud mõttes. See on selline innovatiivne, väga minu jaoks geniaalne noorte poolt
üles ehitatud väike ettevõte ja mina olen neid toetanud algusest saati. Mina olen nende teekonda jälginud ja mina usaldan neid, mina olen nende tooteid kasutanud kõike ja ma soovitan ka sul proovida. Ja neil on ka selline püsitellimuse soodustus, aga võib-olla on hea, kui sa algselt proovid, tellid endale meelepärase sealt, mitte püsitellimuse teel, vaid enam testid ja sa usu mind, sa oled meeldivalt üllatunud. Ja kui sa tahad testida ja soovid nagu soodukaga, siis mul on sulle sooduspakkumine ka. Novembri lõpuni on Freshmi kõik hambapesutabletid nende koduleheküljel sooduskoodiga MARIS15 –15% soodsamalt. Ja see soodustus siis kehtib tavahinnaga toodetele, mitte püsitellimus sellele. Püsitellimustel on omaette soodustused, kui sa proovid, sa oled positiivselt üllatunud, usu mind. Et see on kasulik, maitsev ja lõbus viis, kuidas nii lastel kui ka vanematel puhastada hambaid. Võib-olla mõnele lapsele see on isegi kutsuv, et tal on valik ja et ta on selle lõbus natukene nagu oleks, eks ju, see viis, täitsa teistmoodi viis seda teha. Et ta kutsub pesema hambaid lausa, et kui see võib-olla mõnele peab meelde tuletama, siis nüüd ma arvan, et ta jookseb hambaid pesema, kui on hambapesu aeg. Näiteks. Et see on kogu perele ikkagi naturaalne see ja sa positiivselt üllatud, kui sa proovid, usu mind. Mina küll seda, kuna see on nii teistsugune, siis ma olen ju ka väga skeptiline, kui ma proovisin, ma kohe kiirustasin proovima neid ja tõepoolest need toimivad ja on tore, et siin on ka suur valikuvõimalus nüüd. Ja et see Freshmi on justkui nagu ka suu värskendaja, kui need TikTokide asendajad ja nii, ta on väga tugeva toimeline. Ta ei ole mingi õrn pai lihtsalt, vaid ta teeb oma tööd intensiivselt, seda on tunda. Intensiivsemalt, kui sa oskad arvata. Aga loomulikult naturaalselt ja teeb oma töö ära. Need sisaldavad siis lihtsaid looduslikke koostisosi, mis aitab see mouthwash, suuvesi ja suuveetabletid, mis aitavad siis remineraliseerida hamba emaili ja vähendada tundlikkust, aitab vähendada bakterite kasvu suus ja tasakaalustab sinu suu pH taset. Need on alkoholivabad, fluoriidivabad, sisaldavad postbiootikume suu tervise toetuseks. Need on looduslikud, praktilised ja reisisõbralikud. Tõepoolest, neid on lihtne ka reisile kaasa võtta. Ja sisu ei lähe kaduma, sellepärast, et need on kompaktse ehitusega nii-öelda, väga targasti üles ehitatud. Ja kuidas siis neid, ma rääkisin, kuidas suuveetablette kasutada, aga neid hambapesutablette siis kasutada niimoodi samamoodi, et võtad ühe tableti, ma näitan sulle ühe Siberi nulu ja söe tableti näiteks, et avad minikripi, võtad ühe tableti. Need on Siberi nulg ja siis söe omad, ma proovisin neid, väga intensiivne, väga tore, nende üle ma tundsin kõige rohkem uudishimu, uus maitse. Võtad selle, närid läbi, harjad niiske hambaharjaga, võib-olla bambuu hambahari on väga loodussõbralik, harjad läbi 2 minutit, 3 minutit. Ja siis lihtsalt nagu tavaliselt selle süljenäärmete abil ja selle niiske hambaharja abil juba see nii läheb vahtu ja teeb oma tööd. Ja sellepärast ei pea muretsema, et sülg ja niiske hambaharja juba aktiveerivad selle, sinu sülg juba tegelikult iseenesest aktiveerib. Närid läbi ja siis sülitad selle nagu tavalise hambapesu aktsioonigagi lihtsalt välja. Lihtsalt see lõhn on juba niivõrd selle teraapiline ja mõnus.
see nagu nii mõnus. Vau. Ja nii ongi. Ja siis see, kuidas öelda see, Siberi nulu ja süsi tablettidel on siis ka hambaid veel valgendav, looduslikult, loomulikul viisil hambaid valgendav toime, mis on väga-väga tore. Et see ei ole sugugi pai, see on looduse väge, targasti kasutatav viis. Sügavuti välja, et ka intuitsioon on see, paljud inimesed ei teagi, et intuitsioon võib olla mõjutatud, hägusus võib olla mõjutatud ka käbinäärme lubiastumises, kui sa jood fluoriidirikast vett või hambapastat liiga tihti, siis sellel võib olla selline tagajärg, et on hea ennast säästa ja hoida sellest. Ja on ka soovitus siis 30 minutit peale pesu lasta nendel asjadel mõjuda. Lasta neil veel järel mõjuda ja mitte süüa, juua peale, vaid oodata 30 minutit, pool tundi oodata, et see teeks oma tööd põhjalikult järelmõjuga. Et toimeained mõjuvad. Et sa saaksid maksimaalse kasu sellest. Ja muide, tihedasti küsitud küsimused ja vastused ma lisan siia alla infosse, just Freshme osas. Ja kindlasti mine ka nende väga toredale Facebooki lehele, kus neil on sellised reelsid ja erinevad infokillud, saad veel lisainformatsiooni selle kohta, kui sul tekkis huvi. Kindlasti uuri selle kohta, proovi neid tooteid ja lase ennast meeldivalt, mänguliselt üllatada iseendal ja oma lastel ja oma sisemisel lapsel. Minu starter komplektis siis on selline tootevalik. Nagu ma ütlesin, sellel suvel vist kõige uudsem toode neil on suuveetabletid, mis on nii geniaalne lisa. Et sa saaksid ka hambapesude vahepeal ennast värskendada. Minu meelest beautiful, väga õige asi. Ja siis on siin piparmünt, millest nad alustasidki. Piparmünt ja see on värskendav ja puhastav ja rahustav. Kaitseb siis emaili. Vähendab sensitiivsust, tammaste sensitiivsust, tasakaalustab suuhügieenina, mineraalid ja hambaarstide liit on selle heaks kiitnud. Ja igemete tööd ka toetab. See on võib-olla kui alustada kuskilt, kui sa ei ole selline uute maitsete liiga eksperimentija, siis alusta kindlasti nende piparmündi kõige klassikalisemast valikust. Ja kui sulle meeldib, ma usun, et sulle meeldib, siis laienda ja vaata ka teisi maitseid, mis on tore. Sest nad alustasid piparmündist ja see on võib-olla kõik klassikalisem. Aga neil on väga tore ka selline rohemünt fluoriidiga. Kui sa ei pelga fluoriiti ja ma ütlengi, et kui fluoriiti liiga tihti kasutada, siis juhtub see. Aga neil on ka rohemünt fluoriidiga. See on ainuke, milles on fluoriiti, teistes ei ole. Ja veel on tore sidruniga. Sidruni maitselise ma proovisin, on küll väga tsitruseline. Väga tore leiutis taas, väga õiged maitsed. Neil on ka virsiku maitse, võib-olla see on hea lastele, kutsuv selline lastele, mänguline, natukene magusalisem. Igal pakil on juurde kirjutatud ka, mis selle domineeriv mõju on. Ja kõige rohkem ma tahtsin olin uudishimulik selle Siberi nulu ja süsi ja hambapesu tablettide osas ja see on kiiper, see on väga huvitav.
ma leian, et see on selline, mida ta on valgendava efektiga ka, aga just see maitsete kombinatsioon, selline ürgne, väga ürgne kombinatsioon ja see mind huvitas. Kindlasti on see kiiper, aga see on midagi, mida ma nagu aeg-ajalt teeksin. Kas üle nädala või kord kuus või midagi sellist, et ma ostan selle juurde. Ta on väga intensiivne, ta on puhastav, aga ta on tore selline mänguvahelduse mõttes väga tore leiutis ja mulle väga meeldib, positiivselt üllatunud. Väga ürgne, puhas maitse, kõik on puhas, naturaalne, intensiivne ja seda ma aeg-ajalt kasutaksin ja tegelikult see piparmünt ja lemon on võib-olla minu sellised, piparmünt, lemon ja Siberi nulu ja süsi oma on võib-olla minu kõige lemmikumad. Mulle tegelikult meeldib selle funktsioon, see suu puhastus, et see on parem kui tiktak, see on puhtam kui tiktak, see on või need mentosed ja need ja ta tõesti on intensiivse tulemusega, annab sulle värskendava selle. Nii et need olid sellised maitsed, mis siia juurde tulid, see on minu arvamus. Ma kindlasti piparmünta, mis on põhisee ja aeg-ajalt mulle meeldib osta lisasid. Ma kuulan ka üle oma laste lemmikud, mõlemale pojale ka ma tegin sellise degustatsiooni, panin neile valmis ja soovin ka nende arvamust teada, eks ma siin-seal annan teada teile ka, kuidas siis nendele ka, mis nende arvamus on. Üks on 18, teine on 14, et meeldivalt üllatunud olen mina küll. Ja ära siis unusta, et sinule, kes sa tahad proovida, on erinevaid maitseid või ühte maitset, kui sul tekkis huvi, siis ainult novembri lõpuni on sul võimalik saada –15% sooduskoodiga nende kodulehelt e-poest tellides Maris 15 sooduskoodiga saad 15% allahindlust tavatoodetele, ehk siis mitte püsitellimuse toodetele, vaid tavatoodetele. Püsitellimust on ka väga tark tellida, sellepärast et nad just täpselt on kalkuleerinud, millal uus pakk sulle saata ja siis on ka tegelikult püsitellijatele on päris tore soodustus ka. Nii et proovi ennem ja siis vaata, ma usun, et lase ennast üllatada, see on meeldivalt üllatada, see on nii tore leiutis ja toetame Eesti ettevõtteid. Sellest võidavad kõik, nii sinu tervis kui ka Eesti väikeettevõtete nii-öelda toetus. Sinu tervis, sinu pere tervis ja loodus ja Eesti väikeettevõtted ja veel selliste väga geniaalsete loodussõbralike toodetega imeline. Mina igatahes olen 2 käega poolt ja soovitan ka sul proovida, et oma igapäevaellu või rutiini tuua niisugust mängulisust tegelikult. See on nii mänguline viis, kuidas hambaid pesta ja nii kiire, nii lihtne, nii loomulik ja igasuguse jama vaba. Nii et kindlasti mine telli Maris 15 sooduskood enne, kui sul meelest läheb ära. Luba ennast triitida siin sumedamal hooajal, loo endale mingi lõbus mänguline rutiin igapäevaellu ja sa ei pea pettuma. Erinevaid maitseid, leia endale omased maitsed, proovi, toeta, see self-love minu jaoks. See on self-love ja looduse armastus, keskkonna toetus samamoodi. Aitäh sulle! Kohtumiseni!